No nii, tere jälle, te vaatate kaadri taga ja täna siis räägiks mälukaartidest ja mälukaardi lugejatest. Tegin siin üks päev YouTube'is ühe niukse huvitava avastuse ehk siis F-Stoppersi kanalilt siis leidsin niukse ägeda video, kus siis räägiti mälukaartidest ja mälukaardi lugejatest. Seal on täitsa suur hinnavahe ja kumba siis eelistada, kas siis odavamad või kallimad. Ühesõnaga, see on suht rip-off siis nende videost, aga ma üritan siis selle hästi lühidalt kokku võtta ja kes tahab, lisan siis video lingi alla ja saate ise selle sealt nii-öelda täispikkuses järgi vaadata. SanDiski 250 gigane mälukaart maksab $70 ja ProGrade'i 250 gigane mälukaart on siis $380 ehk siis circa $300 juba hinnavahe. ProGrade Magnet kaardilugeja on siis $80 ja Transcendi kaardilugeja on siis $16. Jällegi päris suur hinnavahe. Ja ma lisan nüüd siia tabeli ehk siis kui kiiresti tõstab nii-öelda 1,5 gigast klippi arvutisse. Tähendab, kui sul on nüüd Transcendi kaardilugeja ja SanDiski mälukaart, siis see võtab aega 45 sekundit. Transcendi kaardilugeja ja ProGrade'i kaart, siis see võtab aega 20 sekundit. Ja kui sul on nüüd ProGrade'i mälukaardilugeja, siis SanDiski ta tõstab 21 sekundiga ja kui sul on ProGrade'i mälukaart ja mälukaardilugeja, siis on ainult 9 sekundit. Ehk siis juba päris suur kiiruse vahe. Ja teine test on siis, kui tõsta Transcend nii-öelda arvutis mälukaardile. Mina küll seda väga palju ei tee, aga ühesõnaga seal oli niuke test ka. Põhimõtteliselt Transcendi mälukaardi lugejaga ja SanDiski kaardiga tõstab siis 20 sekundit ja Transcendi mälukaardi lugeja ja ProGrade'i kaart 18 sekundit. ProGrade'i kaardilugeja ja SanDiski kaardiga 18 sekundit ja kui sul on ProGrade'i kaart ja ProGrade'i mälukaardi lugeja, siis on ainult 6 sekundit. Et ütleme nii, et päris suured nagu vahed. Aga kui ma nüüd seda tabelit vaatan, siis mulle tundub, et niuke mõistlik ost, sest mälukaart on nagu nii võib-olla palju vaja, aga niuke mõistlik ost mulle tundub, et oleks osta või SanDiski kaart tähendab ja ProGrade'i kaardilugeja, mis on siis $80 kaardivahes ja ajaliselt, et kui sul on SID kaardilugeja ja SID kaart, siis ajaliselt võtab see 45 sekundit aega, aga kui sul on hea kaardilugeja ja SID kaart, siis sa juba võidad 20 sekundit selle natuke rohkem isegi 1,5 giga tõstmisega. Et mulle tundub, et see oleks niisugune kõige optimaalsem või mõistlikum siis lahendus, kui just ei taha osta endale neid kõige kallim, ma ei tea, kas kõige kallimad on, aga antud videos siis niisugust seda kallimat varianti ei taha osta, siis mulle tundub, et see oleks nagu kõige mõistlikum variant. Loodan, et sellest videost oli siis abi, niisugune kiire ülevaade mälukaartidest ja mälukaardi lugejatest. Tšau!